Tere kuulamast vee- ja keskkonnainseneeria õppekava infominuteid. Minu nimi on Ottar Tamm, mina olen siis õppekava juht ja täna ma üritan üsna kiiresti läbi libistada, et millest meie õppekava koosneb ja miks sina potentsiaalne tudeng võiksid kaaluda siis meile õppima tulekut. Lisaks minule täna siis räägib ka Egle Saaremaa, kes on meil veevarustusorganisatsiooni lektor siin, meie praegused tudengid, kes on teisel kursusel, Emma Luht ja Romi Tammet ja seejärel räägivad ka siis juba meie lõpetajad, Martti Vaksman ja Andres Aruein, kes siis räägivad enda kogemusest, et kuidas nemad siia meie õppekavale jõudsid ja kuidas nad siis lõpetasid. Aga kõigepealt siis minnes edasi, mis asi see vesi ja keskkond on, et millega me siin tegeleme. See vanasti oli õppekava nimi veemajandus, ehk siis meil on üks eesmärk. Eesmärk on vett kui ressurssi kestlikult majandada, nii et ta oleks ka tulevikupõlvedele ja selle hulka kuulub nii joogivesi, reovesi kui ka tänapäeval siis väga palju kõneainet pakkuv sademevesi, kuid ka jõgedes olev vesi, ehk siis ka hüdroloogia ja ka hüdraulika ja ehk siis, et kogu seda veeringet. Ja see pannakse kokku siis inseneeriaga ja inseneeria on siis tehnilised lahendused, et kuidas me kliimamuutuseid leevendame, kohaneme nendega, kasutades teadmisi hüdraulikast, tugevusarvutusi, kuidas projekteerida torusüsteeme, et siis olla tulevikuks valmis ning ka siis aina üha rohkem siis jällegi populaarsemaks minevat matemaatilist mudeldamist ja CAD-süsteeme, ehk siis see on üks tervik. Ja minnes nüüd edasi, siis esimene asi, mis on kõige tähtsam tegelikult meie erialal, on suhtlusoskus. Oskus suhelda tellija vahel, omavahel, ehk siis seda infot vahendada. Lisaks meie erialal on väga tähtis ka niisugune valdkonnaülene arusaam protsessidest. Ehk siis me lihtsalt, nagu juba nimi ütleb, et vesi ja keskkond, et me lihtsalt ei räägi keskkonnast ja veest, vaid me näeme ka, et kuidas need omavahel üksteist mõjutavad väga selgelt. Ja kõige tähtsam, mis siis minu jaoks vähemalt siis inseneri peab olema, on soov probleeme lahendada. Ehk siis soov midagi muuta. Ja mis õppeainetes või kus me seda õpime, ongi, siis on siis vee ja keskkonna teoreetiline pool. Ehk siis vee jätkusuutlikkuse tagamise põhimõtted, me õpime vee bilansis, kuidas vesi käib, mis olekutes ta on ja kuidas siis just see vesi on teid kliimamuutuste keskpunktis ja kuidas me siis suudame just meie erialalt vee ja keskkonna inseneerias neid tulevikuprobleeme siis lahendada. Selleks meie erialalt tulevad väga tugevad teadmised hüdroloogiast ja hüdraulikast ja ka vee- ja keskkonnateenustest. Meil õpetavad eriala spetsialistid, et näiteks hüdroloogias ma julgen öelda, et meil on Eesti kõige tugevam rakendushüdroloog, ehk siis, kes räägib, kuidas see veeringe toimub ja lisaks ka hüdraulikas on Mihkel Kross, kes on meie üle Eesti erialalt väga tuntud ja seda kõike siis, mis kõige rohkem huvitavad, on ekstreemumid, on üleujutused ja põuad, ehk siis saame teoreetilised teadmised, et mis on uputuse ja üleujutuse vahe, mis on põuad, miks nad tekivad just seda kliimamuutuste tingimuses, et kus ei muutuvad küll ka ekstreemumid, aga ka kogu varieeruvus ja mida see tegelikult sisuliselt tähendab. Ehk siis tekib niisugune terviklik teadmine kogu sellest vee
ja keskkonna omavahelistest seostest. Ja nüüd lisaks siis sellele tuleb see inseneeria pool, ehk siis tuleb laiapõhjaline kriitiline mõtlemine. Me üritame vähemalt siis enda erialal just seda kriitilist mõtlemist väga tugevalt edendada ja ka laiapõhjaline. Ja see laiapõhjaline saab toetuda ainult varasemalt saadud teadmistele. Ehk siis, et neid kokku panna. Ja lisaks siis jätkusuutlik ja funktsioneeriv ühiskond. Kui me jällegi tuleme selle kliimamuutustele, siis et ka tulevikus meie linnad oleksid elatavad, siis on vaja insenere. Ja need insenerid ei ole ainult ehitusinsenerid, kes rajavad neid eluhooneid, mis siis suudavad piisavalt jahutada ja või vajadusel kütta, vaid ka seda, et meil oleks piisavalt rohelust, et meil oleks piisavalt vett ka linnapildis, et see oleks funktsioneeriv keskkond, kus tahetakse olla ja selleks on vaja inseneri. Et ei piisa ainult planeerijast, vaid insenerist, kes selle keskkonna valmis projekteerib ja kavandab ja ka kontrollib, et see ehitataks valmis. Seega, mis oskuseid meil saadakse? Arvutuslikud meetodid, ehk siis, et igasugust mudelite kasutamine, hüdroloogia, hüdraulika, joogivee mudelid, sademevee mudelid, ka põhimõtteliselt õpetatakse, mis on mudelid ja kuidas modelleerida. Insener ei saa läbi ilma statistikata, sest kogu inseneeria põhineb statistikal, statistilistel arvutustel, ületustõenäostustel. Lisaks siis ka tööriistadeks on geoinfosüsteemid, aga ka tehisaru, mis tuleb aina tugevamalt sisse ja mis ei võta meie tööd üle, vaid on tegelikult kaaslane. Ta on tööriist, mis aitab meil asju efektiivsemalt teha, aga vee- ja keskkonna inseneride väljakutsed on nii unikaalsed, et mina ei näe, et tehisaru suudaks kunagi seda üle võtta. Erinevalt mõnest muust valdkonnast. Lisaks on siis meie erialal antakse 2 kutset. See on veevarustus- ja kanalisatsiooni kutse, ehk siis see on diplom, dokument, mis tõestab, et kui sa oled meil 5 aasta jooksul edukalt õppinud ja saad lõputunnistuse, siis sul on piisav pädev ja kompetents, et siis nii vee kui ka keskkonnaobjekte projekteerida, olgu see selleks veetoru linnas, kas siis puhta vee, reovee, sademevee või siis ka linnast väljas mõne tehismärgala projekteerimine või truubid ja ka selle siis kas projekteerimine, juhtimine, ehitusjuhtimine, siis kas või järelevalve, ekspertiisi tegemine, ehk siis saab väga konkreetsed oskused ja see on tööjõul nõutav või mida oodatakse. Ja lisaks siin on üks slaid siin ära kadunud, on ka, me üritame enda erialal ajaga kaasas käia, ehk siis kogu andmeanalüüsid, et me enam ei üritame, me küll Excelit õpetame, aga me õpetamegi kõige uuemaid viise, kuidas andmeanalüüsi teha, ehk siis kasutades Pythonit või R-i ja seda integreerides koos tehisaruga. Ehk siis kokkuvõtlikult seal infominutides väga kiiresti ütlekski, et meil on niisugune unikaalne eriala, mis annab teoreetilised teadmised ja pannes need kokku inseneri teadmistega. Ehk siis see on valdkondade ülene ja et selleks, et midagi lahendada, peab asjast aru saama ja mina näen, et meie eriala just seda pakub ja see teeb selle unikaalseks, et siin ei ole ainult veeinseneeria, vaid ka keskkond. Ja meil on selline ütlus, et kus on vesi, et seal on tulevik ja tegelikult ta nii ongi, sellepärast, et vesi on meil elu alus. Kui seda ei ole, siis ei ole seal ka tulevikku ja meil on vaja neid veeinseneri, tööjõuturul on vaja neid veeinsenere, kes siis tegelikult seda vett hoiaks, majandaks nii,
et meil kõigil oleks ka siin Eestis tulevikku. Seega mina soovitan väga kaaluda Tartus just inseneriks õppimist. Nii, ja kuna need on infominutid, mitte infotund enam, siis järgmisena ma annaksingi sõna meie tudengitele. Nemad on siis teise kursuse tudengid, Emma Luht ja Romi Tammet, kes siis äkki räägivad, et kuidas nemad meid üles leidsid ja kuidas neil seni läinud on. Kumb teist alustab? Mina vist alustan. Mina olen Emma, teise kursuse vee- ja keskkonnainseneeria tudeng ja ma jõudsin selle erialani nii, et mul oli juba suurem inseneeria valdkonna huvi ja mul lõpuks sai valikule kas ehitusinseneeria või veeinseneeria ja kuna paar pere tuttavat olid ka seda eriala varem õppinud, siis kaalukauss oli siis selle eriala kasuks. Ja kuna meedias ja igal pool on ka rohkem kirjutatud, et inseneridest on suur puudus, siis see mängis ka suurt rolli. Romi võib rääkida. Jah, mina olen siis Romi, ka vee- ja keskkonnainseneeria teise kursuse tudeng ning mina sattusin selle eriala peale kuidagi pooljuhuslikult, aga samas mul oli ka väga palju kriteeriumeid, millele ma tahtsin siis vastuseid. Mulle meeldib vesi väga, nagu ka täna näha on. Ma olen Sindis Kärestiku juures, mis on siis projekteeritud ka meie vilistlase poolt. Ning mulle meeldis idee suuremast teadmisest üleüldiselt ja minu arust see eriala väga nagu lükkab nii kokku looduse poole kui ka inseneeria, kuna ma tahtsin 5-aastast õpet ja ma tahtsin just nimelt Tartusse minna, et vaadata, milline see tudengielu seal Tartus on, siis see eriala sattus minu valikute juurde. Ma küsiks teilt, kas teid ei ehmatanud see, et see on kohe 3+2, ehk siis te peate 5 aastat järjest õppima? Mind isiklikult ei ehmatanud. Mul just oli see, et kui ma juba lähen õppima ja ma lähen teise linna, siis ma õpin see kas siis kohe 5, et mul ei jääks seda võimalust peale bakalaureust, siis peale 3 aastat midagi võib-olla üldse mitte õppida. Et seda 5-aastast õpet, et ma saaksin selle magistrikraadi kätte ja siis minna tööturule. Emma, aga sinul? Mul on sama vastus, mulle meeldib see, et ma ei pea vahepeal tegema baka lõputööd, et ma teen siis lõpuks ühe lõputöö, et see 2 aastat on praegu teinud väga kiiresti ka. Et need 3 ei ole enam midagi, ma arvan. Aga kuidas te sellest arvate, et ega väga palju erialaineid ei ole saanud? Jah. Ootate. Aga samas need eeldusained nagu valmistavad sind ju ette selleks, et mis sind edasi ootab ja siis need natuke niimoodi nagu kiusavad, et kas sa ikka oled valmis nendeks põhierialaaineteks? Okei, aga ja siis kõige parem küsimus, et kes teist saab? Et väiksena kõik tahtsid olla politseinikud ja arstid ja pätid, eks? Pätid võib-olla mitte nii palju, aga kas näiteks Romi, kas sina näed ennast siin ehituses objekti peal või arvuti taga? Pigem projekti kirjutama, aga samas mul on ka öeldud, et mind seal kontoris väga ei nähta. Et nagu mul on vaja inimestega suhelda, et võib-olla see kontoritöö jääb ükslõiseks. Aga eks näe, mis saama hakkab. Emmal hetkel on kopad taga. Kas kopad ette ka tulevad? Ja. No ma tahaks ise 2 kuidagi kombineerida. Niimoodi, et ma saaks olla teeks arvutaga ja samas kui objekti peal. Okei, väga aitäh. Ja nüüd siis annaks sõna Martti Vaksmanile, kes on siis meie edukas vilistlane, kes siis äkki kiirelt räägib, et kus ta, et
kuidas tal läks ja mis ta praegu teeb. Tere, Martti Vaksman minu nimi ja hetkel töötan siis Tallinna Vees torustike planeerimise ehitusüksuse juhina. Et igapäevaselt ma juhin suurt inseneride meeskonda, kes tegeleb sellega, et Tallinnas ja selle lähiümbruses see tohutu veevarustuse süsteem, mis varustab siin üle 500 000 inimese toimiks ja et me saaksime selle süsteemiga ka kliimamuutuste vastu kuidagi hakkama ehk kohaneda sellega, mis meil ümberringi toimub nende sademetega. Ja kuidas ma kunagi selle eriala juurde jõudsin, oligi see, et ma tahtsin õppida eriala, mis ei kao mitte kuskile, ehk vesi ja kanalisatsioon. Minu teada ei ole veel mõeldud sellist süsteemi välja, kuidas inimene ilma selleta hakkama saaks. Ja ka see, et selle erialaga kaasneb ka staatusinsener, on minu arust väga oluline nii-öelda nimetus, mille üle tasub ainult uhkust tunda, sest insener ei ole minu arust nii-öelda tavaline inimene. Insener on ikkagi eriline inimene, kes lahendab probleeme, kes pakub lahendusi ja ilma kelleta tegelikult tänapäeva linnakeskkond ei toimi. Ehk selleks, et saada inseneriks, selleks pead tegema tööd, nägema vaeva, õppima, aga lõpuks, kui sa selle nii-öelda staatuse saavutad, siis ma ütleks, et tegelikult ta on ikkagi pigem selline eriline staatus, ehk insenerid ei ole tavalised inimesed. Insenerid on need, kes seda elu edasi viivad ja seda meie siin Tallinna Vees igapäevaselt teeme, sest need süsteemid on tohutult suured, tohutult keerukad ja ilma insenerideta see kogu asi ei toimiks, sest see vajab sellist eelnevat teadmist sellest valdkonnast ja vesi ongi väga keeruline ja samas ka väga vajalik. Et teda on vaja täpselt õigel ajal, õiges koguses, õiges kohas. Ja seda tegelikult insenerid tagavadki, et see nii oleks, et vett ei oleks puudu ja vett ei oleks ka liiga palju. Ja täna ma ütlen, et see vesi ja eriti sademevesi on aina aktuaalsem. Ja kui insener ei ole, siis lõpuks meil ei ole ka enam seda toimivat süsteemi. Et ma arvan, et see on just see suur motivaator. Aga ja mina igal juhul, kui ma räägin, et miks Tartu, mitte Tallinn, siis minu jaoks on ikkagi Tartu selline ülikoolilinn ja ülikoolis käimine ei ole ainult õppimine, vaid ülikoolis käimine on kogu see sotsiaalne pool seal juures, need tutvused teiste erialadega, teiste inimestega, see linnamelu, kõik need tudengite päevad ja ma sellel hetkel, kui mina seda eriala õppisin, siis ma tundsin, et Tartu pakub seda oluliselt rohkem ja ka ülikooli see teadmiste pagas, mis sealt saada oli ka väga vaheldusrikas, nagu Ottar rääkis, et seal on ka nii-öelda seda hüdraulika poolt väga palju ja ka nii-öelda nende paisude ja kogu seda mitte ainult torustiku poolt on seal ka väga palju, et see on minu arust selline väga laiapõhjaline ja hea nii-öelda vundament selleks, et seda inseneritööd edasi teha. Ja siinkohal ma lisaks, et meie õpetaja on siis rahvusvahelises mõttes tsiviilinsener. Ja see tähendab siis seda, et tegelikult meile õpetatakse ka elektrit, igasuguseid puitkonstruktsioone, metallkonstruktsioone, kuidas neid projekteerida, dimensioneerida, et väga suure ampluaa asjadest, sest see insener peab kõigest midagi teadma, et ei saa olla, et ta lihtsalt teab, et toru ja kuidas toru käib, vaid ta peab nagu nägema seda laiemat pilti. Ja seda võib-olla saab ka kinnitada Egle Saaremaa, kes on mul siin kõrvaruumis, kes on siis tase 8 VK-insener. See on siis kõige kõrgem tase, mis veevarustuskanalisatsiooni inseneri saab olla. Tere, mina olen Egle. Tõesti, üks pool minust on see, et töötan tegevinsenerina ja teine pool on see, et töötan siin ülikoolis nii lektorina kui ka kursuse juhendajana, esimese kursuse juhendajana.
kus siis minu roll on tegelikult see, et ma olen nagu esimene kontakt üliõpilasel ülikooliga, et ülikooli algus on väga põnev, aga samas võib olla ka natuke segadust ja hirmu, et kõik see uus õppekorraldus ja uued õppejõud ja uued kaaslased, siis seetõttu ma püüan tudengeid aidata, et kuidas siin ülikoolis õppimisega toime tulla, kuidas planeerida õppimist ja püüan kohe alguses neile näidata sellist suuremat pilti, sest meil oli juttu, et siin esimestel kursustel õpitakse selliseid baasaineid nagu matemaatika ja füüsika ja keemia ja insenerialused, et need võivad natuke kauged tunduda, nagu ka Romi ütles, aga tegelikult need on vajalikud selleks, et hiljem siis mõista hüdraulikat, kuidas toimivad veevarustuse, reoveekanalisatsiooni, sademeveesüsteemid, kuidas neid projekteerida, kavandada, millised on need erinevad keskkonnatehnoloogiad, kuidas neid kavandada, et just näidata siis üliõpilasele või tudengile neid seoseid nende ainete ja tulevase inseneritöö vahel. Ja lektorina ma õpetan siis selliseid aineid, mis on seotud veevarustuse, reoveekanalisatsiooniga ja sademeveesüsteemide projekteerimisega. Need on praktilised ained, ühelt poolt ka teoreetilised ained, ühiskonnale vajalikud valdkonnad, et me ju kõik vajame puhast joogivett ja toimivat reoveekanalisatsiooni ja lahendusi, mis siis aitavad sademevett ohutult ära juhtida linna südamest. Et see on see eriala, mis siis ühendab kokkuvõtlikult tehnilised teadmised, keskkonnahoiu, praktilise töö ja see on see, et sa teed midagi ja see midagi omab mõju inimestele iga päev, et veeinsener on see siis, kes tagab kvaliteetse joogivee, puhtama keskkonna ja projekteerib siis, kavandab sellised süsteemid linnas või asulas, mis toimivad nii joogivee, sademeveesüsteemid kui reoveesüsteemid. Ja Egle on siis hea näide sellest, et see ei ole lihtsalt sõnakõlksatus, et meil on nii-öelda õppejõud väga pädevad, et kui tase 8 õpetab üliõpilasi, ehk siis annab edasi parima teadmise, et kuidas nagu tegelikult ka elu käib, mitte teoreetiline, et ma arvan, et see on nagu väga tugev külg. Ja lisaks on meil siin Andres Aruein, ma ei tea, et kas ta kuuleb või Egle äkki peab temaga ühendust võtma. Egle, kas sa võtsid ühendust temaga? On olemas. Ja äkki tutvustad ennast ja räägid, kuidas sina sinna sinise taeva alla sattusid. Tere päevast, mina olen Andres Aruein ja ma olen veevärgi juhataja, samaaegselt ka Eesti Vee-ettevõtete Liidu juhatuse liige. Ja minu veemajanduse ja selle õppimise juurde oli üpris keeruline, see oli üldse mu esimene eelistus. See oli eelmisel sajandil, tollel ajal sain ühte kohta valida ja paraku ma oma esimesse eelistusse ei saanud ja kui ma olin 1 aastat rasket tööd teinud, siis otsustasin, ei, ma tahan ikkagi õppida ja millegipärast oli see valik, sattus veemajandus. Ei oska ütelda, kas ma olin õnnelik, aga ma arvan, et teisel kursusel, kui ma avastasin, et see asi mulle meeldib, mul õnnestus saada ka töökoht. Siis meil oli 4-aastane õpe, siis oma 4. kursusel, ma pean tunnistama, olin õppejõududele väga ebamugav tudeng. Ma esitasin neile küsimusi, miks ja kuidas, aga kas praegu ka nii tehakse ja põhimõtteliselt kiusasin õppejõude. Aga see, ma arvan, et see on inseneriks saamiseks kõige olulisem asi. Mitte kaotada last. Ma sageli paljudele esinemistele ütlen, et tõuske 5-aastase lapse tasemele. Praegu olete noored siin, aga ma olen ka väga palju vanematele esitanud seda lauset, et tõuske 5-aastase lapse tasemele, et neis on soov teada saada, miks, kuidas,
kuidas asjad toimivad ja see on kõige tähtsam tase, et me ei kaotaks last endas ära, ei tahaks maailma avastada ja võib-olla ka oma süütu pilguga seda paremaks muuta, mitte võib-olla, aga seda tulebki päris kindlasti teha. Sest et Eestis on väga palju, vabandan siin õppetööd professorite ees, aga Eestis on väga palju teadlasi, kes otsivad, mis kõik meil on pahasti ja valesti, aga samal ajal ei paku lahendusi välja. Ja tegelikult inseneeria on see koht, mis otsitud probleemidele peavad lahendused pakkuma. Teine väga suur probleem on Eestis ka see, et meil on väga palju eksperte, kuidas asju teha ei saa. Ja väga vähe neid on need, kes otsivad, kuidas asjadele lahendusi pakkuda. Ja nagu Ottar ennem siin mainis, tuleb vaadata suurt pilti, tuleb küsida, miks, kuidas. Aga kas see päriselt peab nii toimida, kas me saame paremini teha ja see on see koht, kus inseneriks õppimine on väga oluline. Ma pean tunnistama, et ülikooli ajal ma küsisin paljudelt õppejõududelt, aga miks seda mulle vaja on? Miks mul on vaja teada mingit mullateadust, liha, piimatehnoloogiat ja filosoofiat? See ei puuduta mitte mingit moodi inseneeriat. Praegu ma võin ütelda, et kui meil oleks neid aineid olnud, siis mul oleks väga piiratud maailmapilt. Ehk et sageli sa tead, kust mida otsida, kellelt küsida. Ja et ma olen seda kuulnud, kuule see vist käis niimoodi. Ja vahel on ikkagi filosoofide kuldlausete teadmisest alati ka kasu oma mõtete leidmisel. Nii, mis ma veel võiks ütelda? Kindlasti ma motiveerin õppeinseneeriat. See on see koht, millest meil insenerides on see, millest on Eesti veemajanduses väga tugev puudus. Ja ma arvan, et kui endale on asjad selgeks tehtud, siis ma arvan, et siin veeettevõtted, ehitusettevõtted või projekteerijad või ka ministeeriumid leiavad endale häid spetsialiste ja insenere tegijaid. Ma arvan, et praegu saaks kõik. Ja, suur aitäh sulle, Andres. Ehk siis meil siin omakeskis on selline ütlemine, et insener võib alati minna ajakirjanikuks. Ajakirjanik ei saa kunagi inseneriks minna ilma õpeta ja see ongi, ehk siis eesmärk ongi õpetada seda insenerilikku mõtlemist. Ja kui näiteks kõik meil õpetajad ilmselgelt ei lähe seda nii-öelda veeinseneeriasse või keskkonnas projekteerima, aga me anname kaasa selle mõtlemisviisi, et küsi alati kas, kus, kuidas, miks, kõik need, et aru saada, et miks asju nii tehakse ja et ei tule siis leppida sellega, sest nii on kogu aeg tehtud. Ja, aga suur aitäh teile kõigile ja ma loodan, et kes iganes seda siis infominuteid vaatas, sai mingi ülevaate meie erialast, meie õppekavast ja vähemalt siis kaalub seda. Aga enne kui ma teid kõiki ära lasen, siis ma küsiksin teie käest, et kui te ei oleks kas siis õppinud või õppimas praegust eriala, siis mida te õpiksite? Ma alustan kõigepealt endaga. Mina oleks õppinud majandust. Ma olin väga lähedal Tartu Ülikooli majandusse õppima minekuks. Näiteks Martti, mida sina oleksid siis õppinud? Mis sa teeksid praegu? On üldehitust võib-olla, et mul olid ka erinevad valikud, aga pigem see veemajandus oli, ma olen ise kalade tähtkujust ka, nii et mul on veega väga seotud, et ei saa kuidagi betooni sees ujuda, nii et. Okei, Emma? Ma arvan ka, et ehitusinseneerit oleks õppinud, et mul oligi 2 eriala vahel valik, aga ma arvan, et ma olen väga õige otsuse teinud. Nii, Andres, kus sa sisse ei saanud? No nii, majandus oli see, kuhu ma sisse ei saanud ja ma pean tunnistama, et ma olen väga õnnelik, et ma sinna sisse ei saanud ja kui sa Andres kadus ära. Tatiline pilt. Jätkame siis Romiga näiteks. Oota, pidab tagasi. Kus ma ära katkesin? Ja. Nii,
vabandust. Sa olid väga õnnelik. Sa olid väga õnnelik, et sa sisse ei saanud. Ma olin väga õnnelik, et ma ei saanud veemajanduse sisse ja tõenäoliselt ma õpiksin veemajandust, sest ma siin armastan Kaugel sinise taevaga kohas on internetiga probleeme, aga äkki siis Romi? Mina oleksin õppima läinud mereökoloogiat. Aga ikkagi veega seotud aga natuke spetsiifilisem. Okay. Ja Egle? Kolm on kohtuseadus, mina oleks ka läinud majandust õppima, aga ma ei saanud sinna sisse. Me vist oleme kõik ühesugused. Mina sain. Mina ei saa. Nii, mind üritatakse meeleheitlikult kõrvalt sisse helistada ja kogu aeg lülitab välja see nutiseade siin 11, aga ma õpiks veemajandust ja tegelikult ma olen öelnud ka seda, et ma olen juba lapsest saadik veega mängid ja mõtle, kui sul makstakse raha ka sellest, et sa tegeled sellega, mis sulle meeldib ja saad mängida. Et tõenäoliselt oleks see sama veemajandus või inseneeria see koht, kuhu ma oleks ikkagi maandunud. Okei, selge, suurepärane. Aitäh teile kõigile teie aja eest ja eks ma siis lõpetan siin selle salvestamise ja aitäh!